Tere tulemast vaatama maailma populaarsemat telemängu. See on Real Villak. Tänase saate mängijad on teie ees. Mart Marjak 136. A-klassist. 3 aastat tagasi tuli Mart Reali teadmisega, et temast saab progeja, ent see soov on paraku haihtunud. Nüüd köidavad teda hoopis idamaad. Vabal ajal on ta tantsulõvi ning discgolfis tuleb tema viske ajal peitu pugeda. Andrei Oti 136. B-klassist. Andrei lõpetab gümnaasiumit ning tunne on tal hea ja muutused on toimumas. Iseloomult on ta agar õppija ja teadmishimuline. Tema argipäeva annab surtsu sisse spordiga tegelemine. Lisaks meeldib tal olla produktiivne, kuid oskab ka vabalt rihma lõdvaks lasta. Steff Engel 136. C-klassist. Steff Engel on Eesti kuld- ja hõbe sudokus ning vabal ajal keerutavad nad plaate. Teid tervitab saatejuht Karl-Joosep Randveer. Tere, head mälumängusõbrad! Vaatame üle Villaku saateosa mängulaua. Panused on 10-50 ja tänased teemad on vilistlased, allkirjad, neoklassitsism, direktorid ja kes seda ütles. Soovin kõigile mängijatele mänguks palju edu ja loositahtel alustab valimisega Mart. Mart, mis on sinu esimene valitud küsimus? Palun, kes seda ütles 10? Vahet pole, kas kasiino või kirik. Mõlemad on inimese vaimuelu heaoluks. Andre. Kes on? Oota. Andre. Kes on Eerik Mäe? See on vale vastus. Mart. Kes on Martin Saar? Ka vale vastus, aga Steff Engel. Kes on Kristi Koit? Kahjuks ka see on vale vastus. Hoopis õige vastus on, kes on Piret Karu. Palun vali järgmine küsimus, Mart. Võtaks siis, kes seda ütles 20? Palun. See on ka muidugi traagiline, kui inimene andetu on. Andre. Kes on Martin Saar? See on vale vastus. Kas on veel pakkumisi? Steff Engel. Kes on Anu Kell? Ja see on õige vastus. Kes on Anu Kell? Valige järgmine küsimus. Vilistlased 10, palun. Eesti Laulu finalist, kes on tuntud ka lugudega Palava pudru ja Sinise leegiga. Andre. Kes on Maian? Ja see on õige vastus. Kes on Maian? Vali järgmine küsimus. Võtaks palun vilistlased 20. Alates aastast 2013 Ringvaate saatejuht. Steff Engel, palun. Kas siit tuleb vastus? Sa vist valitsid kogemata. No mis seal ikka? Kes on Marko Reikap? Ei ole. Vale vastus. Oota, Mart. Kes on Grete Lõbu? Jah, see on õige vastus. Vali järgmine küsimus. Lähme tuppa või? Vilistlased 30, palun. Eesti Kunstiakadeemia rektor ja Eesti Teaduste Akadeemia asepresident. Mart. Kes on Mart Kalm? Ja see on õige vastus. Võta järgmine küsimus. Neoklassid siis 10, palun. Sellesse hoonesse tungisid 2021. aasta jaanuaris sisse president Trumpi toetajad. Mart, palun. Mis on Kapitooliumi hoone? USA Kapitooliumi hoone? Midagi sellest. Ja see on õige vastus. Vali järgmine küsimus. Palun allkirjad 10. Selle dokumendi saavad kõik gümnasistid, kellele pakutakse õpilaskohta Tallinna Reaalkooli gümnaasiumi osas. Steff Engel, palun. Mis on protokoll? Mis protokoll? Hea tahte protokoll. Just, õige vastus.
nii, valige järgmine küsimus. vilistlased 40, palun. Kõige pikema staažiga Eesti saadik Euroopa Parlamendis, kes valiti aastal 1990 Eesti komitee juhiks. Tundub, et keegi ei tea vastust. Õige vastus on, kes on Tunne Kelam. Valige järgmine küsimus. Äkki võtame direktorid 10. Esimene eestlasest direktor Tallinna Reaalkoolis. Ja, Steff Engel. Kes on Nikolai Kann? Ja see on ka õige vastus. Valige järgmine küsimus. Võtame midagi. Võtaksime direktorid 20, palun. Esimene Tallinna Reaalkooli naisdirektor, kes pani aluse lõpukella traditsioonile. Steff Engel, palun. Kes on Emilia Pertels? Ja see on ka õige vastus. Võtke järgmine küsimus. Direktorid 30, palun. Tema juhtimisel asutati Tallinna kesklinna põhikool. Steff Engel, palun. Gunnar Palma. Ja see on õige vastus. Valige järgmine küsimus. No võtame siis direktori 40. See direktori kohusetäitja kirjutas õpilastele 10 käsku. Steff Engel, palun. Kes on Ernst Peterson Särgava? Ja see on õige vastus. Valige palun järgmine küsimus. Võtame direktorid 50 siis juba. Tema ametiajal tegeleti aktiivselt pisimasinate arendamisega. Tundub, et vastust ei teata. Õige vastus on Aleksei Paša Tsõgankov. Valige järgmine küsimus. No võtame neoklassitsism 20. See on siuke meie ala. See 132 ruumiga hoone ehitati Pennsylvania Avenue'l aastatel 1793 kuni 1801 arhitekt J. Hobani projekti järgi. Tundub, et keegi selle vastust ei tea. Õige vastus on, mis on Valge Maja. Valige palun järgmine. No mis sa tahad? Võtaksime neoklassitsism 30 ka, palun. 12 hargnemiskohas paiknev monument on püssitatud Napoleon Bonaparte käsul aastal 1806. Mart. Mis on tähekaar? Saate korrata? Mis on tähekaar? Mitte päris see. Andre. Mis on ei tule. Selge. Õige vastus on, mis on triumfikaar. Valige palun järgmine küsimus. Neoklassitsism 40, palun. Selles hoones elab Austraalia riigipea. Tundub, et keegi ei oska pakkuda. Õige vastus on, mis on Buckinghami palee. Jaa, Jesus. Aga võtke uus küsimus. Võtame allkirjad 20, palun. Selle tuntud välisministrite nime kandva lepinguga jagati ära mõjupiirkonnad Ida-Euroopas. Mart. Mis on Molotovi-Ribbentropi pakt? Ja see on ka õige. Allkirjad 30, palun. Nende asutuste õpilasesinduste juhid allkirjastasid 1996. aastal koostöölepingu. Mart, palun.
Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool, Gustav Adolfi gümnaasium, Tallinna 21. kool ja Tallinna Prantsuse Lütseum. ja see on ka õige vastus, teisisõnu ka G5 koolid. Vali järgmine küsimus. Kes seda ütles? 30. Palun. Minu silmis on mõni hea puutööline palju kõrgemal kohal kui need poliitikud, kes seal Riigikogus lällavad. Andrei, palun. Kes on samuti Anu Kell? See on vale vastus. Stefengel, palun. Kes on Ahti Pent? Ka vale vastus. Kas Mart tahab pakkuda? Ei soovi. Õige vastus on, kes on Kersti Veskimets? Vali palun järgmine küsimus. Allkirjad 40 palun. Selle kooli neoklassitsistlikus hoones sõlmiti 1920. aastal Tartu rahuleping. Andrei. Mis on Hugo Treffneri gümnaasiumi hoone? See on vale vastus. Stefengel. Mis on Tartu Ülikool? See on ka vale vastus. Mart, kas tahad pakkuda? Ei soovi pakkuda. Selge. Õige vastus on, mis on Jaan Poska gümnaasium? Vali palun järgmine küsimus. Neoklassitsism 50 palun. Selle Pariisis asuva hoone nimi tuleneb Vana-Rooma templist, mis on pühendatud mitmele jumalale. Mart. Mis on Pariisi Pantheon? Ja see on ka õige vastus. Vali järgmine küsimus. Pildistused 50 palun. Erakond Isamaa endine regionaal- ja keskkonnaminister ning ÜRO Keskkonnaassamblee president aastast 2017. Õige vastus on, kes on Siim Kiisler? Võta palun järgmine küsimus. Võtaks siis, kes seda ütles 40. Järgmine kord, kui pinnale tahate minna, siis öelge vanematele, et lähete sümpoosiumile. Las siis ise vaatavad, kas saavad aru või ei. Stefengel, palun. Kes on Madis Somelar? Tõepoolest, kes on Madis Somelar? Valige palun järgmine küsimus. Kes ta ütles 50 palun? Ma pole terve inimene. Ma olen õpetaja. Andrei, palun. Kes on Andrus Kangro? See on vale vastus. Ja õige vastus on tegelikult Natalia Siniorg. Võtke palun järgmine küsimus. No, mis meil on jäänud? Allkirjad 50 palun. Selle Vene keisri määrusega asutati Tallinna Reaalkool. Andrei, palun. Kes on Peeter Esimene? See on vale vastus. Kas keegi tahab veel pakkuda? Tundub, et keegi teine... Stefengel, palun väga. Kes on Aleksander Teine? Ja õige vastus. Ja kuldvillak on poole peal ja topeltvillak ootab kohe ees. Aga enne veel küsime mõned küsimused tänastelt saateosalistelt. Andre, kuidas ennast mänguks vormi ajasid? Kui jaos olla, siis ei ajanudki ennast kuigi väga vormi. Tähistasin sünnipäeva eile. See võib-olla oligi minu ainus vormi ajamine. Puhkasin ennast välja ja tulin andma ennast lihtsalt parimat. Väga põnev. Aga Stefengel, üldisem küsimus. Mis meeldib teile kõige rohkem Tallinna Reaalkooli käimise juures?
üks asi. üks asi, jah? Keeruline küsimus. Ma arvan, et Garderoob. ma arvan garderoob, et see, kuidas inimesed kokku saavad seal iga päev, erinevad klassid ja et inimesed on lahedad. Ei, aga garderoob on see. Selge. Ja Mart, miks valiti just sind klassi esindama? See on väga hea küsimus, millele ma tahaks osata vastata, aga kahjuks ei oska. Selge see. Aga liigume edasi. Vaatame üle topeltvillaku mängulaua ja kusjuures panused on seekord topelt, nimelt 20–100. Topeltvillaku teemad on Kesk-Aasia, kunst ja ajalugu, jumalik, traditsioonid ja sümbolid ning videovillak. Kuldvillaku lõpuks jagavad esimest kohta Mart ja Steffengel punktiskooriga 120. Tahapoole on jäänud Andree -190 punktiga. Kuna on viik, siis valimist alustab viimati valinud mängija, ehk siis Steffengel. Me võtaks videovillak 20, palun. Mis number oli poisi särgil, kes jooksis sisenorienteerumises videos 4. korrusel? Mart. Mis on 24? Ja see on õige vastus, mis on 24? Vali järgmine küsimus. Videovillak 40, palun. Millist Ursula laulu esitasid videol nähtud Tallinna Reaalkooli poisid 2015. aasta vabalaval? Steffengel. Ma ei kuule sind. Ja see on vale vastus. Kas Andreel on midagi lisada? Mis on Ursula Tiffer? Ja see on õige vastus. Mis on Ursula Tiffer? Vali järgmine küsimus. Palun Kesk-Aasia 20. Inimtegevuse tõttu on see järv kaotanud 90% oma veemahust. Mart. Mis on Araali meri? Ja see on õige vastus. Küsijaga järgmine küsimus. Jumalik 20, palun. See Jalanu bränd on oma nime saanud Vana-Kreeka võidu jumala järgi. Steffengel, palun. Kes on Nike? Ja see on õige. See on õige vastus. Valige järgmine küsimus. Mis sa soovid? Jumalik 40, palun. Eesti kõige levinum kristlik usulahk. Andree, palun. Mis on luterlus? See ei ole õige vastus. Kas Mart tahab vastata? Mis on vene õigeusk? Ja see on õige vastus tõepoolest. Mis on õige usk? Vaiaga järgmine küsimus. Kunstiajalugu 20, palun. Selles stiilis on ehitatud Firenze toomkirik. Andree, palun. Mis on romantism? See on vale vastus. Kas keegi soovib lisada? Tundub, et siit vastust ei tule. Õige vastus on, mis on renessanss? Vali palun järgmine küsimus. Kesk-Aasia 40, palun.
kõik rahvusvahelist kosmosejaama teenindavad missioonid aastatel 2010 kuni 2020 toimusid selle riigi kosmodroomidest? Andrei, palun. Mis on Ameerika Ühendriigid? See on vale vastus. Kas keegi soovib midagi lisada? No siis pole miskit. Õige vastus on tõepoolest, mis on Kasahstan. Järgmine küsimus. Kesk-Aasia 60 palun. 2006. aastal ilmunud satiirifilm, mis tõstis Kasahstani turismi märkimisväärselt, kuid on keelustatud pea kõigis Araabia maades. Mart, palun. Mis on Borat? See on õige vastus. Tõepoolest, mis on Borat? Vali järgmine küsimus. Paluks kunstiajalugu 40. 15. kuni 16. sajandi Itaalia maalikunstnik, kelle üks tuntumaid töid on Ateena kool. Tundub, et sellele keegi vastata ei oska. Õige vastus on, kes on Rafael? Võta järgmine küsimus. Jumalik 60 palun. 4. juunil 1884. aastal õnnistati selles kiriku pastoraadis ehk kiriklas sisse Eesti üliõpilasseltsi lipp. Tundub, et sellele ei ole vastajaid. Õige vastus on, mis on Otepää? Oli järgmine küsimus. Videoväljak 60 palun. Mis pilli mängis ainuke poiss laval, kellel ei olnud peas päikseprille? Andrei, palun. Mis on kitarr? Täpsemini. Mis on elektrikitarr? No, põhimõtteliselt saab vastuse õigeks lugeda. Õige vastus on, mis on basskitarr. Aga vali järgmine küsimus. Valiksin traditsioonid ja sümbolid 20. Reali Kaigas 2020. Stef Engel, palun. Kes on Ainar Leedu? Ja see on õige vastus. Valige palun järgmine küsimus. Siis edasi. Kes? Traditsioonid ja sümbolid 40 palun. Alates 1925. aastast tähistatakse just seda sündmust 29. septembril. Mart, palun. Mis on Reaalkooli sünnipäev? Tõepoolest, mis on Tallinna Reaalkooli sünnipäev? Vali palun järgmine küsimus. Traditsioonid ja sümbolid 60 palun. Just seda võistlust peetakse igal kevadel Georg Lurichi auks. Stef Engel, palun. Mis on Reali Ramm? Tõepoolest, mis on Reali Ramm? Valige järgmine küsimus. Jätkame siis traditsioonid ja sümbolid 80 palun. Seda raamatut on trükitud alates aastast 1996 igal aastal. Andrei, palun. Mis on aastaraamat? Tõepoolest, mis on aastaraamat? Võta järgmine küsimus. Võtaksin traditsioonid ja sümbolid 100. See igasügisene traditsioon on alguse saanud 1995. aastal. Andrei, palun. Mis on rebaste rets? Ja see on õige vastus tõepoolest, mis on rebaste ristimine. Võta palun järgmine küsimus. Võtaks videoväljak 80.
kes on see muusikaõpetaja, kes juhendab videol Reaalkooli 100. sünnipäeval koori? Stef Engel, palun. kes on Eve Karp? Tõepoolest, kes on Eve Karp? Mis on teie järgmine küsimus? Mis mõte? No võtaks video Villak 100. Tegime siis paar korrektuuri. Mängisime läbi laulu umbes 9 korda. Veel käisime ka valimas välja kostüümi. Mis värvi peapaela kandis videol klaveri taga olev poiss Stef Engel, palun? Mis on oranž? Vale vastus. Andrei. Mis on punane? Tõepoolest, õige vastus on, mis on punane värv? Mingi värv. Võta järgmine küsimus. Võtaksin Jumalik 80. Meie kooli seinal ilutsevad karyatiidid kujutavad just neid Vana-Kreeka mütoloogia tegelasi. Mart, palun. Kes on muusad? See on õige vastus. Kes on muusad? Võta järgmine küsimus. Kesk-Aasia 80, palun. Kõigi Kesk-Aasia riikide nimede lõpus on sõnaühend stan. Mida see tähendab? Andrei, palun. Mis on riik? Tõepoolest, mis on riik? Aga mis on sinu järgmine küsimus? Minu järgmine küsimus oleks, võtaks palun Kesk-Aasia 100. 1960. aastal vallutasid eestlased esimest korda selle üle 6000 meetri kõrguse Pamiri mäe tipu. Tundub, et siia vastust ei tule. Õige vastus on, mis on Estonia mäe tipp? Võta palun järgmine küsimus. Palun Jumalik 100. Esimene eestlasest budistlik munk, kes on tuntud oma paljaste jalgade poolest. Palun, Andrei. Kes on Igor Mang? See on vale vastus. Kas keegi oskab veel pakkuda? Õige vastus on, kes on vend Vahindra. Aga võta järgmine küsimus. Palun kunstiajalugu 60. Nimetage maali originaalpealkiri, mille paroodia asub klassis 305 ning kujutab selle kuulsa revolutsionääri surma. Mis on Jean-Paul Marat või Marat surm? Võta palun järgmine küsimus. Palun kunstiajalugu 80. Selle impressionismi aegne kunstniku teos on impressioon tõusev päike. Andrei, palun. Mis on Monet? Tõepoolest, mis on Claude Monet? Järgmine küsimus. Palun kunstiajalugu 100. Selles kunstistiilis olid tehtud Ameerika kunstniku Roy Lichtensteini maalid. Mart, palun. Mis on popkunst? Tõepoolest, mis on popkunst? Ning sellega ongi saanud topeltvillaku saateosa läbi. Ning enne, kui liigume edasi kuldvillaku küsimuse juurde, vaatame üle auhinnad. MyFitness on pannud igale osalejale välja 2 tasuta proovitreeningut ja Karl Fatser pakub kõigile šokolaadi ja maiustusi. Lisaks kingib igale finalistile Chaga Health pudeli kibuvitsa eliksiiri ning turniiri võitja saab 30 € väärtuses minna kohvik Cookerisse maiustama. Auhinnad on teada ning nüüd on aeg kuldvillaku küsimuseks. Punktiseisud on järgmised. Esimesel kohal Mart 480 punktiga,
teisel kohal Stefengel 160 punktiga ja kolmandal kohal Andrei 150 punktiga. Tänase Kuldvillaku küsimuse kategooria on kindlused. Palun märkige üles oma panused. Panused on tehtud. Nüüd avaldame küsimuse. Teil on aega mõelda 30 sekundit. Kroonlinna tõrjesüsteemide puudulikkuse tõttu 1912. kuni 1918. aastal rajatud Paldiski merekindlus kannab just selle keisri nime. Teie aeg on otsa saanud. Mart, mis punkti summa peale sa mängisid? 80 punkti. Ja Mart, kuidas sa vastasid? Kes on Peeter Esimene? Ja tõepoolest, Peeter Esimene on õige vastus. Andrei, mis punkti summa peale sina mängisid? Mina mängisin 20 punktile. Ning Andrei, kuidas sa vastasid? Ja minu vastus oleks samuti, mis on Peeter Esimese merekindlus. Selge. Ning Stefengel, mis punkti summa peale teie mängisite? Meie mängisime Me läksime all in'i. 160 punkti. Ning kuidas kõlab teie vastus? Da baby. Kes on Da Baby? Selge. Seekord on see vale vastus. Ning nüüd, kui vaadata punktisummasid, siis võitjaks on Mart. Ja sellega ongi tänane saade lõppenud ja soovime õnne võitjale. Kuid kohtume juba järgmisel nädalal. Aitäh!